Tere tulemast OSKA keemiatööstuse uuringu infotundi. Kell on 2 ja me alustame. Tõsi, tavapäratul ajal esimest korda proovime infotundi teha reede pärastlõunal, kus inimestel on ehk enda toimetused nädalaks toimetatud ja on aega tulla arvutite taha kuulama uudiseid tööturult. Riina Tilk ja Elin Külliki Kruusmaa on uuringutiim, kes on valmis saanud väga põhjaliku keemiatööstuse uuringu, mida nad kohe asuvad tutvustama. Head kuulajad, mul on täna teile palve, et küsimused, kommentaarid, olge head, sisestage kirjalikult vestlusaknasse ja küsimused võtame siis kõige lõpuks. Nagu ikka salvestame me seda infotundi just selleks, et need, kes ei saa tulla sellel hetkel ekraani taha, saaksid seda siis järele vaadata neile sobival ajal. Aga nüüd alustame. Olge head, Riina ja Külli, mida teada saite? Mida uurisite kõigepealt? Tere! Esmalt siis alustame tagasivaatega, et 2017. aastal avaldati uuring, mis käsitles vasakpoolsel diagrammil kujutatud alavaldkondi ühe tervikuna. Ja seekord me asusime uurima alavaldkondki süvitsi ning alustasime kõige väiksemast, kuid meie nägemusest toona ühest potentsiaalikamast ehk farmaatsiatööstusest, mille uuring avaldati 2024. aastal. 2025. aastal järgnesid plasti- ja kummitööstuse ning ehitusmaterjalide ja klaasitööstuse uuringud ning finaalina nüüd selle nädala algul keemia ja põlevkivikeemia tööjõu ja oskuste vajaduse uuring. Esmalt siis sellest, et miks me kasutame mõistet põlevkivikeemia, kui praegusel ajahetkel on toodanguks põlevkiviõli. Eesti teadlased keskenduvad uue põlvkonna põlevkivitehnoloogia lahendustele, millega siis ei peaks enam nägema põlevkivis üksnes energiaallikat, vaid ka väärtuslikke keemilisi tooraineid. Täpsemalt sellest, milliste töötajate vastu me huvi tundsime või keda me oma uuringus käsitleme. Võrreldes kahte sektordiagrammi on näha, et töötajate arv on erinev. Ja millest see siis tuleneb? Et vasakpoolsel diagrammil on Statistikaameti andmed, kus on siis kaasatud kõik valdkonna töötajad, sealhulgas raamatupidajad, IT-spetsialistid, liikurmasinate juhid, aga ka koristajad ja lihttöölised. Meie keskendume oma uuringus ainult neile valdkonna töötajatele, keda me nimetame põhikutseala töötajateks ning keda iseloomustab valdkonna spetsiifiline väljaõpe ja töösisu. 2024. aastal töötas siis keemia ja põlevkivikeemia tööstuse põhikutsealadel kokku 2500 töötajat ja neist siis 57% keemiatööstuses ja 43% oli seotud põlevkivikeemiaga. Jaa, aga siit oleks võib-olla paslik teha üks väike mõttehetk ka tänasel auditooriumil, et kui me räägime Eesti keemiatööstusest, siis võib-olla selline suure ringi küsimus, et mida siis Eesti keemiatööstusest toodetakse? Et kas te palun saaksite äkki panna näiteks chati need tootegrupid, tooted, mis teile kohe meenuvad, et siis Tiia saab anda meile väikse ülevaate, et mis meile seostub Eesti keemiatööstusega kõige rohkem. Väikene äratus kuulajatele. Chat on esialgu veel tühi. Ma loodan, et kõik mõtlevad hoolega, ajude ragistamist on kuulda ja klõbinat, et kindlasti sisestatakse, aga veel ei ole minu chati jõudnud ükski vastus. Ootame veel hetke või tundub küsimus nii keeruline, et keegi ei julge vastata, kartes eksida. Kosmeetika ja värvid tuli esimene vastus. Väga tubli, Sigrid. Punktid julguse eest. Orto, ütleb Mare. Toit, farmaatsia. Säilitusained. Pesovahendid. Kõik asjad vist sobivad, eks? Jaa, kõik. Ja ravimid tuli. Maieri. Jaa, täpselt, et väga selline põnev palett
ja osad märksõnad olid juba väga pikaajalise traditsiooniga. No nagu Külli ütles, et farmaatsiatööstusest me täna ei räägi, et see teema on saanud meil kohe eraldi uuringu ja eraldi infotunni. Aga et heidame siis pilgu ka sellele, et mis toodetakse ehk seda märksõna vist siiski ei kõlanud, et kõige suurema osa, kui me vaatame nüüd nagu müügitulu lõikes sektori vaates, siis kõige suurema osa moodustab ikkagi põlevkiviõli tootmine. Et see on siis suurel määral laevakütusteks, mis toodetakse. Ja siin on meil Eestis siis 3 suuremat ettevõtet, kes sellega toimetavad, on siis Viru Keemiagrupi VKG Oil, kes on kõige suurem põlevkiviõli tootja, siis on Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Industry ja on ka Kiviõli keemiatööstuse osaühing, kes on siis neist kõige väiksem. Aga järgneval slaidil siis ka lausa konkreetselt kõige suurema müügituluga ettevõtted siis slaidil ja nende hulgast siis võib-olla tooksingi välja, et kui näha, et see eelmine slaid siis oli umbes nii, et põlevkiviõli on üle 40% müügitulumahust, siis ülejäänud circa 60% jaguneb siin erinevate tootegruppide vahel. Ja järgmine suurem tootegrupp moodustab sellistest toodetest nagu põhikemikaalide tootmine. Ja põhikemikaalid on siis nii orgaanilised ained kui anorgaanilised ained. Ja kui rääkida, et mis on see orgaaniliste ainete tootmise selline kõige suurem maht meil, siis ongi hea välja tuua see just esimene kõige suurem tulp, kes on siis Eastman Specialities OÜ, kes toimetab Kohtla-Järvel ja toodabki just nimelt selliseid konservante, säilitusaineid nagu naatriumbenzoaat ja benzoehape, ehk siis ongi kasutusel nii toidu, farmaatsia kui keemiatööstustes säilitusainena. Kui rääkida anorgaaniliste ainete tootmisest, siis siin kindlasti on võib-olla kõige tuntum meie NPM Silmet Sillamäel, kes siis on tootmas haruldasi muldmetalle, et ka selline väga Eestile oluline ja spetsiifiline tootmine. Ja et need põhikemikaalid siis moodustavad veidi üle 5%. Järgmise 5% moodustavadki värvid ja lakid, mis märksõnad ka meil siin kõlasid. Ja seal on siis ka igasugused muud viimistlusvahendid ja tegelikult ongi, et meie oma Eesti ettevõte Wolf Group, endise nimega Grimelte, on siis selline ettevõte, kes on tootmas hästi erineva ampluaaga ehitusvahtusid, hermeetikuid, pinnakaitsevahendeid, et selline näide ja muidugi ka värvitootmise puhul siis on meil esindatud rahvusvahelise kontserni ettevõtte Akzo Nobel Baltics, kes siis Raplas on tootmas värve. Ja siis võib-olla sellise ka olulise, aga väiksema, 10-15% müügimahust moodustavad siis sellised pesemis-, puhastus- ja kosmeetikatoodete ettevõtted ja siin on ka siis, siit leiamegi siis meie Maieri endise Flora, kes siis toodab pesupulbreid ja kosmeetikatoodete ettevõtetest on meil suurim siis Eurobiolab ja võib-olla tema toodetest on need kaubamärgid kõige tuntumad, need Natura Estonica ja Natura Siberica tooted. Et selline põgus ülevaade siis toodetest ja tootmistest, mis on Eesti keemiatööstuses. Nii, ja nüüd siis asume uurima, et kes on need põhikutseala töötajad ja kui palju neid on, kellest siis esimese slaidi peal juttu oli. Et põhikutseala töötajatest siis ligi 20% moodustavad tippspetsialistid, 2/3 oskustöötajad ja nendele vahele mahutub 15% keskastme spetsialiste. Et tööstusele iseloomulikult on siis tippspetsialistide suurim kategooria tööstusinsenerid, kelle ülesandeks on siis kavandada, arendada ja optimeerida tootmisprotsesse ja tehnoloogiat. Ja kõik see toimub koostöös siis keemia- ja tootearendusinseneridega. Ja siinkohal tahangi täpsustada, et põhikutseala keemiainsenerid alla on koondatud nii keemikud, keemia- ja materjalitehnoloogid kui protsessiinsenerid. See tähendab, et see insener ei ole nagu selline absoluutne kategooria.
ja keemia- ja tootearendusinseneride vahekord viitab, kui te näete, keemiainsenere on märksa rohkem, et arendustöö on tänastes ettevõtetes pigem keemiainseneride õlgadel, kuid tulevikku vaatavalt vajab siis valdkond tõesti juurde arendusele orienteeritud keemialase haridusega tippspetsialiste. Valdkonna suurima töötajate kategooria moodustavad keemiaprotsesside ja tootmisoperaatorid ja neile järgnevad tootmisseadmete mehaanikud. Et kui me keemiaprotsesside ja tootmisoperaatorite puhul pärast näeme, et tegelikult sinna on võimalik ka töökohapõhise õppega jõuda, siis tootmisseadmete mehaanikud, kelleks on siis automaatikud, mehhatroonikud, seadistajad, elektroonikud, siis nende puhul on ikkagi eelduseks tehniline kutseharidus. Aga nüüd rohkem ma sellel hetkel ei peatu, milline on seis praeguse tööjõuga. Nüüd, kus siis paikneb Eesti keemiatööstus. Et kui liita keemiatööstus ühte põlevkivi keemiatööstusega, siis võiks väita, et 3/4 keemiatööstuses hõivatutest töötab Ida-Virumaal. Aga kahte alavaldkonda lahus vaadates leiab kinnitust, et poolte keemiatööstuse hõivatute töökoht asub siiski väljaspool Ida-Virumaad, eelkõige Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga valdkonna ettevõtteid võib leida ka igast Eestimaa piirkonnast. Ja see tuleb hiljem veel uuesti aktualiseerub, sellepärast et ma kavatsen natuke rääkida ka palgast ja siinkohal on see oluline, et kui palju keemiatööstust ei asu kuldses ringis. Nii, aga nüüd keemiatööstuse põhikutsealade nagu 2 olulist näitajat, mida me oleme käsitlenud töötajate puhul, on nende haridus ja nende vanus. Ja nüüd siis esmalt vanusest. Et keemiatööstuse põhikutseala töötajatest pooled on alla 45-aastased ja Eesti hõivatute keskmine analoogne näitaja on siis veidi kõrgem, 53%, aga samas on jällegi väga rõõmustav näha, et valdkonna tippspetsialistidest on koguni 57% nooremad kui 45 aastat. Ja kuigi keemiainseneride seas, nagu te näete, on küll ka omajagu vanemaealisi, kuid samas tootmisinsenerid on valdavalt nooremapoolsed ja seega on põhjust arvata, et kõrgharitud noored keemiatööstust päriselt ära ei põlga ja järelkasv tulevastele juhtidele on vähemalt mingil määral tagatud. Et üldist positiivset vanusjaotust rikuvad siis paar põhikutseala, milleks on tippjuhid ja oskustöötajatest mehaanikud, kellest siis 10% on juba pensioniealised ja umbes neljandik vanusest 55–64. Et võrdluseks Eesti tööturul keskmiselt on tööstuse ja ehituse valdkonnas hõivatud 4–5% pensioniealisi. Teenindusvaldkonnas on see protsent kõrgem 7%. Et seega keemiatööstuses on pensioniealiste tööhõive pisut kõrgem kui tööstuses keskmiselt. Ja see hoolimata siis võimalusest keemiatööstuse teatud ametialadel soodustingimustel vanaduspensionile jääda, tundub, et vanemaealised siiski jätkavad töötamist. Peatudes veel korraks nendel 2 kriitilisel põhikutsealal, siis tippjuhtide asemele võivad karjääriredelil tõesti tõusta keemia- ja tootearendus ning tööstusinsenerid. Aga samas mehaanikute puhul on see märksa keerulisem, sellepärast et tõepoolest keemiaprotsesside operaatorite õppe, isegi kui see on läbitud, ei taga neid oskusi ja teadmisi ja võimalust vastutada, mis on siis mehaanikutel. Aga kes siis mehaanikute positsioone täidavad või neid tulevasi töötajaid asendavad, sellest ma siis räägin pikemalt edaspidi. Ja nüüd siis kohe kähku prognoosi juurde, et milline on keemiatööstuse tulevik tööjõu vajaduse vaates. Et valdkond on siis valmis kasvama uutes suundades ja neist kohe räägibki täpsemalt Riina, aga siis 10 aasta jooksul võiks lisanduda meie nägemuses umbes kuni 7% töötajaid, mis tähendab ligi 180 uut põhikutseala töötajat ja lisaks siis 600 töötajat võimalike pensionile minejate asendamiseks. Et jah, hoolimata siis tõesti sellest, et see pensioneerumise võimalus võiks teravalt esile kerkida selles valdkonnas, siis tegelikult on nüüd elu näidanud või andmestik näidanud, et tööturult lahkumisega ei kiirustata.
Tippspetsialistide osas saab rääkida 2 eraldi kategooriast, keemia ja materjaliteadusega seotud erialad. See tähendab keemia ja tootearendusinsenerid, kuhu siis vajatakse 10 aasta jooksul 70 tippspetsialisti ning tehnilised erialad ehk siis tööstus- ja tootmisinsenerid, kuhu võiks lisanduda 80 uut tippspetsialisti. See siis tähendab tegelikult, kui me nüüd taandame selle 1 aastale, mõlemal juhul alla 10 asjakohalise eriala kõrgkooli lõpetanut. Ja pärast me näeme, et tegelikult lõpetajaid endid on märksa rohkem, neid võiks jaguda piisavalt valdkonda, aga pärast räägin ka sellest, miks nad sinna või tundub, et miks nad ei ole jõudnud sinna. Ja valdkonna valukoht tegelikult on siiski kutseharidus. See on just see kõige suurema töötajaskonnaga valdkond, et tänane kutseharidus valmistab neid põhikutsealadele sobivaid oskustöötajaid ette ehk laborante ja keemiaprotsesside operaatoreid ette minimaalselt. Ja meie prognoosi põhjal peaks siis automatiseerimine küll vähendama keemiaprotsesside operaatorite vajadust, nagu te näete ka see kollane kastikene seal keemiaprotsesside operaatorite juures, aga lähikümnendil ikkagi vajadus nende järele ei kao ja seega langeb küllalt suur koormus, mis on ka tegelikult siiani olnud iseloomulik ettevõtjate õlule oma uute töötajate koolitamisel. Ja järgnevalt annangi nüüd sõna Riinale, kes räägib valdkonda ees ootavatest põnevatest väljakutsetest. Ja, et heidame pilgu ka, et mis on need arengusuunad ja trendid, millest räägitakse keemiatööstuse tuleviku vaates. Ja eks neid trende ja mõjureid on päris palju ja eks siin see üleilmsed rahutud ajad on mõjutamas ka keemiatööstuse valdkonda kahtlemata. Kui rääkida üldiselt keemiatööstusest kogu Euroopa võtmes, et siis tegemist on ikkagi üsna sellise energiamahuka valdkonnaga, et päris palju on selliseid energiat nõudvaid tootmisprotsesse, erinevaid mitmeastmelisi selliseid puhastus- eraldusprotsesse, kõrget rõhku vajavaid etappe, kõrgeid temperatuure. Nii et see tähendab seda, et see tootmine on seotud ka üsna suure kasvuhoonegaaside heitega ja eks selline Euroopa roheline kokkulepe ja kliimaneutraalsuse suunas liikumine aastaks 2050 on ka siin keemiatööstuse valdkonnas väga aktuaalne teema ja siin on Euroopa üleselt siis keemiatööstuse valdkond püüdnud leida selliseid samme ja koostanud oma sellise üleminekuprogrammi ja tee. Samamoodi on ka Eesti Keemiatööstuse Liit siis tellinud sellise samasuguse üleminekutee analüüsi ja saabki öelda, et üheks selliseks oluliseks järelduseks on, et selle kliimaneutraalsuse suunas liikumine suurel määral ikkagi sõltub sellest, et kuidas ja mil määral siis seda meie põlevkivikeemiatööstust on võimalik ümber kujundada. Aga sellest võib-olla pisut lähemalt mõne hetke pärast, mida aga võib-olla veel tahaksin selle just nimelt keemiatööstuse valdkonna spetsiifika juures välja tuua, et tegemist on valdkonnaga, mida reguleerib ikkagi üpris mahukas ja detailne õigusraamistik. Ja see on ka selline õigusraamistik, mis on pidevas arengus, pidevas muutumises. Nii et selline hea seaduste, määruste, uute nõudmiste järgimine on nagu selline üsna igapäevatöö osa keemiatööstuses ja sellest sõltub nii sageli ka näiteks ettevõtte kas või mingid äririskid, et kui näiteks mõni aine ikkagi leitakse, et on pigem tervist kahjustava toimega või liigitatakse mittesoovitavate ainete hulka, aga et samas, kui see sisaldub sinu toodetes, siis ju otsesõnu on jälle vaja leida alternatiive kõige sellega jälle toimetada. Et see on selline selle valdkonna spetsiifika hästi. Keemiatööstuse puhul kogu Euroopa võtmes antakse ka selliseid hinnanguid, et see on tööstus, mis pigem ei ole selle automatiseerimise ja digitaliseerimise esirinnas, et siin oleks võimalik mõnevõrra
suuremateks ja kiiremateks arenguteks. Samasuguse hinnangu andis seesama üleminekutee dokument ka Eesti keemiatööstuse suhtes, et nähakse, et ikkagi oleks võimalik rohkem kasutada ära nii digitaliseerimist kui suurandmete kasutust ja tehisintellekti kasutust nüüd, et seda nähakse ühe punktina, mida kindlasti oleks võimalik tuleks kiirendada, et nende kõigi trendidega kaasas käia. Ja see rahutu olukord üleilmselt on mõjutamas ka keemiatööstust. Võib-olla kõige tugevamalt on tõesti siis olnud see Vene-Ukraina sõda, see, mis on pannud keemiatööstust ümber kujundama oma tarneahelaid, et oli Venemaaga ikkagi selline oluline kaubanduspartner keemiatööstuse vaatest. Samamoodi on olnud varasemalt ka ikkagi selline tööjõu vaates selline eksperttasemel koostöö Vene ja Valgevene keemiainseneridega, keemiaekspertidega, et see on nüüd ka see teema, mis on täiesti lõppenud, nii et sellist ümberkujundamist ja ümberorienteerumist on see poliitiline olukord palju toonud. Kui nüüd vaadata võib-olla Euroopa suunalisemalt, siis siin kindlasti on mõjutamas see nii-öelda tootmise ja tööstuse tagasitoomise suund ja tarneahelate mitmekesistamise suund Euroopa suunal. Ja siin Eesti on küll väike, aga meil on siin ka oma väike võtmeroll, et sellised kriitilised toorained nagu haruldased muldmetallid, mida muidu suudab pakkuda eeskätt Hiina, siis siin me saame ka olla Euroopale selliseks küll väikeseks, aga ka strateegiliseks partneriks. Ja eks see tööstusülene suundumus kõrgema lisandväärtustega toodete arendamisele on ka siin aja ja teemakohane. Kui nüüd vaadata neid klassikalisi traditsioonilisi ettevõtteid, kes meil toimetavad, et siis nende arendusprojektid on suuresti suunatud sellistele ringmajanduslikemate lahenduste rakendamisele, mis siis aitaksid ka ühtlasi tootmise sellist jalajälge vähendada ja lisandväärtust tõsta. Et näiteks saab tuua siin Eesti Energia katsetused rehvihakke kasutamisel, põlevkiviõli tootmisel. Kindel suund on selliste biopõhistemate ja keskkonnahoidlikumate toodete suunas. Ja eriti puhastuskosmeetikas hästi tugevalt on arenenud ka looduskosmeetika, et selliste looduskosmeetika ettevõtete arv on siin viimaste circa 10 aasta vaade vist oli see, aga lausa kahekordistunud, nii et see on kindel trend ka. Ja kindlasti ka sellised taaskasutatava materjali kasutusvõimaluste selliseid arendusprojekte võib näha, et ühe huvitava näitena saab tuua, kuidas Akzo-Nobel katsetab põlevkivituhast eraldatud siis kaltsiumkarbonaadi kasutamist oma värvides, ja loodavad sellega tugevalt edasi minna. Nii et need on nagu võib-olla sellised juba olemasolevate toimivate ettevõtete sellised olulisemad arendusprojektid. Nii, aga natuke lähemalt ka põlevkivi kurssidest ja suundadest. Et saab öelda ju nii, et seda põlevkivi kasutamist reguleeriv õigusraamistik on tegelikult veel ka kujunemisjärgus või kujunemas. Et jah, et värske energiamajanduse arengukava on nüüd vastu võetud ja selge on see, et see põlevkivi otsepõletusel elektri tootmine peab lõppema aastaks 2035, aga et otsesõnu selliseid ametlikke tähtaegu põlevkivi kaevandamise või kasutamise lõpetamiseks hetkeseisuga ei ole. Küll aga seab siis kliimakindla majanduse seaduse eelnõu sellised konkreetsed sektoripõhised kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid aastani 2050. Nii et igasugune tegevus põlevkiviga peab neid eesmärke ilmselt siis jälgima. Et seadus iseenesest on küll veel eelnõu
eelnõu staatuses. Aga mis trendid veel näitavad, et see põlevkiviõli tootmine ikkagi lähema 10 aasta vaates, mida meie prognoos hõlmab, ikkagi jätkub, sest ka merenduses siis on tõesti need nullheite eesmärgid ja suunad küll vastu võetud, aga et see üleminek on ikkagi järk-järgulisem ja pikaajalisem. Nii et siin selles mõttes võib prognoosida, et see põlevkiviõli kasutus laevakütustena jätkub veel ikkagi mõnda aega. Ja samuti on viimastel aegadel märgata selliseid tasakaalu otsimise kohti just nimelt siis kliimaeesmärkide, aga ka siis meie majandusliku toimetuleku ja hakkama saamise vahel ja eks siin on ka omad sellised turvakaalutlused kindlasti ka ja energiajulgeoleku teemad taustal, et seda ei saa ka ära unustada. Ehk et siis selliseid väikseid märke paindlikkusest on Euroopa Liidu poolt ka näha. Aga mida küll peab ütlema, et keemiatööstuses on selline hetk, kus võib-olla rohkem kui varem on esile kerkimas selliseid uusi tegevussuundi ja uusi projekte. Esmalt esimesed märksõnad käivad veel ka selles osas, et kuidas siis tootmist kliimaneutraalseks muuta. Et siin tõesti räägitakse, et see CO2 kinnipüüdmise lahendused ja kasutuslahendused on ilmselt see tee, aga et Eestis siin võib-olla Eesti Energia on koostöös TalTechiga kõige põhjalikumalt neid võimalusi uurinud ja need tehnoloogilised võimalused on olemas, aga nad on väga-väga kallid ja selline hinnang on, et neil nagu lähiajal ikkagi ei ole realistlik rakendada. Aga et ollakse ikkagi neid erinevate tehnoloogiate võimalusi uurimas ja Kliimaministeeriumi eestvedamisel ka seda CO2 sellist kinnipüüdmise teekaarti on koostatamas, nii et ilmselt kaugema, pikema tuleviku teema see on, et see siis kindlasti mõjutaks ka põlevkiviõlitööstust. Aga jah, et need uued tootmissuunad, et siin kõige rohkem selliseid uusi projekte on sellel suunal, mida siis saab nimetada rohevesiniku, roheammoniaagi ja rohemetanooli tootmiseks. Et ka siin slaidil pildil on üks selline projektsioon ühest võimalikust ühe projekti tootmisest juba aastaks 2028. Et nende tootmiste taustal on kindlasti mitmeid soodustavaid tegureid alates Euroopa Liidu rohesuundumustest, aga kindlasti ka Euroopa Liidu poolsetest toetusmeetmetest ja ütleme, et taustal ka see, et siis taastuvenergia peaks muutuma siis järjest kättesaadavamaks. Et eks siingi on omad keerukused ja sellised väljakutsed, aga et vähemalt ideed ja projektid on. Väga huvitav uus suund Eestis, mis on kasvanud välja meie oma Tartu Ülikooli idufirmast, on siis Apkatalüsti nimeline arendus või ettevõte, kes siis tegeleb CO2 väärindamisega grafiidiks ja süsinik nanomaterjalideks, mis on väga selline jälle uus strateegiline suund ja ongi see projekt ka Euroopa Liidu poolt valitud selliseks strateegiliseks projektiks. Ja on see juba ka siis sellises pilootfaasis ja piloottehaste rajamise faasis, et eks hästi suurel määral on ka siin see võtmetegur see võimalik energia hind, millest ilmselt need investeerimisotsused saavad sõltuma. Ja arvestades meie kaitsetööstuse üha prioriteetsemaks muutumist,
on siis keemiatööstuse valdkonda sellise ikkagi uuema suunana tulemas ka või plaanis ka lõhkeainete tootmine. Et siin on siis Excess Materials see uus ettevõte, kes vastavat tootmist on planeerimas. Ja tahaksime välja tuua ka selle, et tegelikult Eesti teadlaste fookus sellelt samalt põlevkivilt ei ole ka mitte kuskile ära liikunud, et nagu küll juba välja tõi, et ikkagi uuritakse ja otsitakse neid võimalusi, et kuidas seda orgaanilist materjali oleks võimalik ikkagi veelgi paremini väärindada ja saada seda sellist suurema lisandväärtusega keemiatööstuse toorainet. Et siin on tegelikult teaduse ja labori tasemel päris head saavutused ja tulemused juba olemas, aga nagu ikka, et teekond tööstuslike lahenduste ja arendusteni on pikk, aga samas on oluline välja tuua, et Eestil on see kompetents jätkuvalt olemas ja teadus-arendustöö sellel liinil on tegelikult ka jätkumas. Nii, aga siit siirduksime nüüd jälle selle teema juurde, et missuguse hariduse, missuguste teadmiste oskustega siis on meie hetke keemiatööstuse töötajaskond ja missuguseid teadmisi oskusi oleks vaja tuleviku arenguid silmas pidades. Jällegi selline suure ringi küsimus, et mis te arvate, et missugune osakaal keemiatööstuse töötajatest on meil üldharidusega? Et meil siin varasemates valdkondade infotundides on olnud see ka teemaks, et vahel on see üllatavalt suur, vahel üllatavalt väike, et kuidas ta võiks keemiatööstuse puhul olla. Head kuulajad, see küsimus oli teile vist, mida Riina just esitas, et mida te arvate, milline võiks olla keemiatööstuse töötajate seas üldhariduse osakaal, ehk siis kui palju on neid inimesi keemiatööstuses, kellel puudub erialane ettevalmistus tasemeharidusest, kutse- ja kõrgkoolist. Mida arvate? Olge head, sisestage vestlusaknasse. Kõik mõtlevad, jällegi kuulen ajude raginat, aga veel ei ole ühtegi vastust. Kes esimesena julgeb panna siia kasti ühe numbri? Nüüd ei olegi julgeid. Me natukene juba rutasime slaididega ette, et juba andsime spikri ette, et võib-olla Okei, aga vastake siis ise. Ja, lähemalt otsa. Esmalt siis vastust tõepoolest sellele küsimusele ja seejärel liigume juba üldisemale vaatele, et tõepoolest keemiatööstuse põhikutseala töötajatest on umbes 20% üldharidus. Eesti hõivatute keskmine on 24% üldharidusega töötajaid, nii et selles mõttes keemiatööstus on paremal positsioonil või leidnud endale pädevamad töötajad. Aga siinkohas tõesti tahaks eristada kahte aspekti, et Eesti tööealiste elanikkonna seas on kindlasti teatud osa inimesi, kelle jaoks ka põhihariduse omandamine on pingutus ja on hea, et nad on leidnud oma koha tööturul. Ehk et selles mõttes me ei saa põlastada seda põhiharidust võib-olla alati, aga samas keskharidusega piirdunud inimeste puhul tekib tõepoolest küsimus, et miks nad on piirdunud kõigest üldharidusega ja pole omandanud ühtegi ametit, enne kui nad tööturule suunduvad. Et see on tõsine küsimus ja murekoht ja võib-olla vajaks tõepoolest ekstra just nimelt see üldhariduse pool, või haridusministeerium on ka sellega tegelema juba asunud tõsisemalt, aga et see on nüüd see koht, need on need inimesed, eks ole, kes on omandanud gümnaasiumihariduse või keskhariduse omal ajal, et miks nad pole valinud mingit muud õpiteed, mingit ametit, millega siis päriselt tööturul hakkama saada ja võib-olla on selle tõttu pidanud leppima ka tulevikus madalama palgaga. Et keemiatööstuses tõepoolest on siis kutseharidusega töötajate osatähtsus suurem ja üldharidusega töötajate osatähtsus väiksem võrreldes tööturu üldise pildiga. Ja kõrghariduse osatähtsus on küll analoogne tööstuses töötavate inimestega, aga madalam.
Eesti hõivatute keskmisega, aga see kindlasti tuleneb nagu sellest, et Eesti hõivatute keskmist ju kõrgharidusega töötajate osakaalu kergitavad haridus, teadus, meditsiin, pangandus, kõik sellised valdkonnad. Et kui nüüd veel täpsustada, siis siinse joonise andmed töötajate hariduse kohta pärinevad rahvastikuregistrist ja ütleme nende inimeste kohta, kelle kohta Eesti hariduse infosüsteemis hariduslik sisu puudub, siis selle me saime sealt rahvastikuregistrist. Aga see ei kirjelda mitte midagi selle kohta, milline on selle hariduse sisu. Ja nüüd me lähemegi kohe järgmise slaidi juurde ja paraku keemiatööstuse töötajatest ainult 1/3 on see haridus omandatud pärast 2006. aastat, millest siis algab see ametlik hariduse infosüsteemi andmestik. Ja nendest, kelle kohta me siis seda hariduse sisu teame, nendest siis 70% on omandanud kutsehariduse ja 30% kõrgharidusega. Ja kõrgharidusega töötajatest kõigepealt siis, et pooled neist on omandanud rakendusliku kõrghariduse ja 30% magistrikraadi. Ja enim töötab siis valdkonnas Tallinna Tehnikaülikooli ja eriti Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži lõpetanuid ehk et suur tunnustus neile selle koolile töö eest. Ja kõrgharidusega töötajatest siis töötab keemiatööstuses enim siis kütuste tehnolooge. Siin joonisel on nad peegeldatud tootmise ja töötlemise õppekavarühmas. Ning teiseks on kütuste keemia ja tehnoloogia magistri õppekava lõpetanud. Ja lisaks töötab siis ka valdkonnas palju keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogia, keemiatehnoloogia, samuti rakenduskeemia ja biotehnoloogia õppekavade lõpetanud. Ehk et selle kõigega tahan ma öelda, et kõrgharidus keemia poole pealt on olnud väga sisukas. Ehk et need inimesed, kes on lõpetanud keemia või tähendab, kes töötavad valdkonnas kõrgharidusega spetsialistidena, neil on valdavalt asjakohane haridus. Ja teine kõrghariduse pool, mis on siis tehnilised erialad, on siis enim esindatud 3 rakendusliku õppekava lõpetanud ja nendeks on siis tootmise automatiseerimise ja automaatikasüsteemide õppekavad, elektroonika ja automaatika õppekavarühmast ja energiatehnika, elektrienergia ja energeetika õppekavarühmast. Nii, aga kutsehariduses on pilt hariduse sisu vaates märksa kirjum ja siin juhib samuti lõpetajate edetabelit Ida-Virumaa õppeasutus ehk Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, mille on lõpetanud üle 400 valdkonna töötaja. Ja nendest siis populaarseim eriala on olnud keemiaprotsesside operaator, mille on lõpetanud ligi 100 töötajat ja laborandiõppe, mille on lõpetanud 20 töötajat. Kutseõppe õppekavade lõpetanutest on siis neile järgnevad keemitajad, mehaanika ja metallitöö õppekavarühmast ja edasi tulevad juba õppekavarühmad, kus otsene seos valdkonnaga puudub, kuid kaudset seost on võimalik siiski tuvastada. Ehitus- ja tsiviilrajatiste õppekavarühmast on enim esindatud ehitusviimistlus, mis seostub selgelt värvide ja lakkide mõistmisega sellest, millest koosnevad värvid ja lakid. Ja õppekavarühmast elektrienergia ja energeetika, kust on siis valdavalt valdkonda tulnud sisetööde elektrikud, kes siis katavad, nagu ma ennem juba ka ühel varasemal slaidil ütlesin, et mehaanikutest on suur puudus ja neid siis ikkagi tundub, et päris suures mahus asendavad sisetööde elektrikud ja sama kehtib ka mootorliikurite õppekavarühmast mootorsõidukite tehnikute kohta. Ehk et tundub, et tegelikult isegi kui noored mehed või noored inimesed ei soovi õppida automaatikat, mehhatroonikat, taolisi distsipliine, siis õppides mootorsõiduki tehnikuks leiavad nad endale siiski ka tööstuses sobiva töökoha. Ja nüüd veel paarist õppekavarühmast, milleks on siis majutus ja toitlustamine, sealt on tulnud kokad, mis ei ole jällegi vale, sest nad oskavad retseptuuri lugeda, nad oskavad mingitest sellistest hügieeninõuetest kinni pidada ja siis toiduainete töötlemise õppekavarühmast on siis tulnud nii kondiitrid kui toidutehnoloogid. Aga neid õppekavu me siiski ei ole nagu koolituspakkumisse reaalselt võtnud, lihtsalt see on nagu elu paratamatus, mis siis nüüd kirjeldab seda, et kes päriselt nendele põhikutsealadele tööle jõuavad. Nii,
Aga nüüd räägime ka veel sellest, et ka keemiatööstuse töötajate seas on inimesi, kes on töö ja õpingud ühildanud. Ehk et kui me ütleme, nagu oleme võib-olla pisut nagu mures nende üldharidusega töötajate pärast, siis osa tegelikult nendest õpib samal ajal tööga paralleelselt. Et võib-olla see üldharidusega töötajate osatähtsus on selles vaates isegi nagu väiksem, et osa nendest on juba asunud kas bakalaureuse või rakenduslikus kõrgharidusõppes või ka kutseõppes õppima. Aga muidugi osa nendest on ka võib-olla karjääripöörajad, kes õpivad siis midagi, millega ehk tulevikus endale leiba lauale tuua. Ja selliseid töötajaid on siis üle 3%. Farmaatsiatööstuses oli selliseid töötajaid näiteks 5%, aga kummi- ja plastitööstuses kõigest 2%. Ja kõige enam on sellesse kategooriasse inimesed, kes on vanuses 35–44 aastat. Ehk et tundubki, et nad on kas mõistnud, et nende teadmised vajavad värskendust või siis on otsustanud karjääripöörde kasuks. Enim on siis, nagu alumiselt diagrammilt on näha, kõige enam on õppijaid keemiaprotsesside operaatorite hulgas, kuid esindatud on tõepoolest peaaegu kõik põhikutsealad. Ja tööga paralleelselt õppijatest ligi pooled õpivad kutseharidusest, nagu näitab ülemine vasakpoolne diagramm. Aga kõrghariduses on siis enim esindatud rakenduslik kõrgharidus ja järgneb magistriõpe. Ja õppesuundade järgi on siis ülevaade õpingutest parempoolsel diagrammil, kus esikohal õppesuuna mõttes on tehnikaalad, mille on siis valinud üle 40% töötajatest. Aga et tuletan meelde, et tehnikaalade õppesuunda kuuluvad nii elektroonika ja automaatika, keemiatehnoloogia ja protsessid kui ka mehaanika ja metallitöö. Ja tehnikaaladele järgneb ärindus ja haldus, milles osalemine on siis pigem juhtide õpitee. Aga samas õpitakse ka ehitust ja muid erialasid. Nii, selle slaidi sissejuhatuseks tahaksin refereerida TalTechi majandusvisiooni konverentsil iduettevõtte kaasasutajat Ants Villi, kes ütles, et hea ei saa olla kõiges. Ehk et oluline on, et riiklikud fookusteemad on nähtavad. Ehk et ka keemiatööstuse puhul tegelikult riik peaks nagu kuidagi paremini välja näitama seda, et kas keemiatööstus on riigi jaoks oluline või mitte. Et järgnevalt tervikpilt siis tasemeharidusega tööjõu vajadusest ja sobivast koolituspakkumisest. Ja siin me nüüd vaatame praegu 10 aasta vaadet ja järgmisel slaidil ma siis juba taandan selle kõik 1 aastale. Et siit ongi näha, et nii kutse kui kõrghariduses on koolituspakkumine väiksem, kui tegelikult vajatakse. Ehk et kui sobivatel õppekavadel lõpetab 10 aasta vaates, kui me pikendame praegust trendi, 17–18 000 erineva taseme kõrg- ja kutseharidusega inimest, siis selle 10 aasta vaates kahaneb see kõigeks 500 töötajaks, tulevaseks keemiatööstuse töötajaks. Ja kõrghariduse poolel on siis nõudluse ja pakkumise vahe väiksem ning eelkõige seisneb see tööstusele orienteeritud tööstusele just nimelt tahaksin siin rõhutada, orienteeritud keemiainseneride ja tehnoloogide nappuses ja vähemal määral lõpetajate väheduses. Sellepärast, et näiteks keemia ning keemiatehnoloogia ja protsesside õppekavarühmades lõpetab igal aastal kokku 40–50 inimest, mida ei ole iseenesest nagu vähe. Ja siinkohal võikski siis küsida, aga kuhu need keemiaga seonduvate erialade lõpetajad rakenduvad. Ja vastus on paraku igati asjakohane, selles mõttes, et nad ei rakendu nagu justkui valedes kohtades, aga kahjuks tuleb neid keemiatööstusesse liiga vähe. Ja see ei lahenda keemiatööstuse tööjõu vajadust. Et esmane, kuhu siis keemia õppekavade õpetajad tööle suunduvad, on loodusvaldkonna teadlased ja õppejõud 3. taseme hariduses, aga ka teadus- ja arendustegevusega seotud ettevõtluses. 3. kohal on avalik haldus, 4. haiglaravi ja alles 5. kohal on põlevkivikeemia ja 7. kohal põhikemikaalide tootmine. Nii et kohti, kuhu keemiatööstuse kõrgharidusega inimesed sobituvad, on tõesti üle majanduse palju. Sobiva kutsehariduse omandanuid napib märksa rohkem ja suurim puudus on tõesti laborantidest ja keemiaprotsesside operaatoritest.
keda kokku lõpetab aastas umbes 20, ehk et kui me seda laiendame, siis võiks arvata, et 10 aasta jooksul 200, kuid sellest juba täpsemalt järgmisel slaidil. Et jah, meie prognoosi kohaselt siis peaksid valdkonna kutseharidusega tööjõu vajadust katma märksa suuremas mahus automaatikud ja mehhatroonikud, elektroonika ja automaatika õppekavarühmast ja senises mahus elektrienergia ja energeetika õppekavarühma lõpetajad. Ja selle tõttu olemegi mõningatele õppekavarühmadele seal punased ringid ümber teinud, et nendest õppekavarühmadest peaks märksa rohkem tulema, aga jah, et kui kutseharidusest ei tule piisavalt sealt, kust me loodame, et nad tuleksid, siis ilmselt peab valdkond jätkumalt leppima mootorsõidukitehnikutega, keda me küll prognoosi ei kaasanud ja see ongi. Kui me nemad ka veel sinna lisaksime, siis võib-olla näeks pilt veidi parem välja, aga me ei leidnud selleks kuidagi õigustust. Nii, ja nüüd siis koolituspakkumine aastases vaates, et siin on siis nüüd näha, et need kõik keemiaga seonduvad ja ka tööstusega seonduvad õppekavad, mille me välja valisime, et kui palju aastas lõpetab. Ja praeguse seisuga aastas lõpetab umbes 1700 inimest ja paraku just see rakenduslik kõrgharidus, mida eksperdid väga ootavad, et sealt tuleb märksa vähem või õigemini neid õppekavu ongi märksa vähem ja lõpetajaid ka vähem. Ehk et sealt võiks tulla palju rohkem sobivaid inimesi keemiatööstusesse, aga kindlasti on ka väga oodatav magistritase, et noored ei lepiks bakalaureuse õppega, vaid ikkagi jätkaksid õpinguid magistritasemel. Ja kui me vaatame nüüd seda, põhimõtteliselt me nagu eeldaksime, et nendest 1710-st 5% rakenduks keemiatööstuses, aga paraku praegune elu on nüüd näidanud, et siis nii kõrg- kui kutsehariduse tasemel tegelikult umbes 2% rakendub aastas. Ja seetõttu katavadki tõesti selle puudujäägi kõik need erialad, millest me seal varem rääkisime, ehitus, toidutehnoloogia, kokad, ehitusviimistlejad ja mootorsõidukitehnikud. Ja nüüd siis alumise joonise juurde, et valdkond vajaks aastas kuni 20 keemiaprotsesside operaatorit, kuid kuna tegemist on vähemalt hetkeseisuga töökohapõhise õppega, või tähendab senini oli, mis eeldab ettevõtjate initsiatiivi oma töötajate koolitamiseks ja sel juhul pole enam tegemist mitte uue tööjõuga, vaid olemasolevate operaatorite kvalifikatsiooni tõstmisega. Ja prognoosi kohaselt vajab keemiatööstus aastas kuni 10 kutseharidusega laboranti ning tabelit vaadates jääb mulje, et kõik justkui olekski nagu hästi, et just nii palju neid lõpetabki. Aga samas vajavad laborante ka teised laia keemiatööstuse alavaldkonnad, keda me siis varem uurisime. Ja lisaks ka toiduainetööstus, keskkonnaseire, vee- ja jäätmemajandus, samuti tervishoid. Nii et selles mõttes on ilmselge, et kutseharidusega laborantidest on suur nappus. Ja nüüd alates õppeaastast 2025-2026 modifitseeriti laboranti ja keemiaprotsesside operaatori õppekavad Ida-Virumaal ühisnimetajaks bio- ja keemiatööstuse tehnoloogia, kus on siis võimalik spetsialiseeruda nendele 2 erialale. Ja analoogse nimetusega õppekava loodi ka Järvamaa kutsehariduskeskuses, kuid seal on spetsialiseerumisvõimalused veekäitlus, biogaasijaama ja puidukeemia operaator. Et aeg nüüd näitab, kahjuks nende lõpetajaid veel pole, et kas need muutused siis saavad tuuletiibadesse ja toovad valdkonda rohkem sobiva kutseharidusega töötajaid. Nii, ja nüüd siis rääkides, olles põhjalikult rääkinud tööst ja töötajatest, ei saa me rääkimata jätta ka sellest palgast, et millest nad siis kuidas neil läheb palga mõttes. Juhin tähelepanu, et andmed meil peegeldavad praegu aastat 2024, kuna me lihtsalt uurisime, saime kätte sellise või Statistikaametist oli meil võimalik saada selline andmestik. Aga nüüd võrreldes keemia ja põlevkivikeemia põhikutseala töötajate palku ametiala keskmisega üle majanduse saab tõdemata, et hoolimata sellest, et suur osa keemiatööstuse ettevõtetest ei paikne kuldses ringis, see tähendab Tallinnas ja Harjumaal, siiski on keemiatööstuse palgatase igati konkurentsivõimeline ja seda eriti Ida-Virumaa ja põlevkivikeemia sümbioosis, sest kui me võrdleme näiteks Statistikaameti andmestikuga, mis näitab, et Ida-Virumaa mediaalpalk 2025. aasta esimeses kvartalis oli 1330, siis selles valguses väärib tööle asumine keemia ja põlevkivikeemia valdkonnas kindlasti.
Ja nüüd siis üks viimane vaade veel tööjõuvajaduse märksõnu kinnitab ka meie teemaleht. Tööjõuvajadus on kõrghariduse tasemel koolituspakkumisega väikeses miinuses. See tähendab puudujäägi tekitab vähene valdkonda rakendumine, mitte niivõrd õpetajate vähesus. Sisulises plaanis on terav puudus tööstusele orienteeritud ettevalmistusega keemiainseneridest. Kvaliteedikontrollijatest ja laborantidest rääkides tuleb kindlasti mõelda laiemale vajadusele kui ainult keemiatööstus ja suur puudus on sobiva kutseharidusega operaatoritest, mis siis jätkuvalt jääb ettevõtjate kanda. Ja kuidas me need probleemid arvasime, et on võimalik 10 aasta jooksul lahendada, need sõnastused siis neid tutvustab Riina. Ja, et nende kitsaskohtade juurde ja nendega seotud ettepanekute juurde. Ja kõrghariduse vaates saab välja tuua, et kõige teravam on ikkagi puudus keemiainseneeria ja ka materjaliteaduse ja materjalitehnoloogia oskuste ja teadmistega tippspetsialistidest. Ja kuigi ülikoolides õpetatakse mitmeid keemiaga seotud erialasid, siis just tõesti selle tööstusliku suunitlusega keemiainseneri eriala tegelikult ikkagi ei õpetata või seda eriala ei ole. Et võib-olla kõige lähem selline kompetents on siiski TalTechi Virumaa kolledžis, kus on siis magistriõppekavana selline õppekava nagu säästvad keemiatehnoloogiad ja kus on koolil ka tihe koostöö põlevkivitööstusettevõtetega. Aga et siiski on valdkonna üldine hinnang, et selliste tööstuslike teadmistega inseneridest, kes valdaksid erinevaid massi- ja soojusleviprotsesse, reaktorite disaini, reaktsioonide geneetikat, neid nii-öelda tehnilisi märksõnu oli mitmeid, mis osas ikkagi kompetentse napib. Ja sellega seoses tegime ettepaneku TalTechile, et kaaluda ikkagi selle uue keemiainseneeria magistriõppekava loomist. Et siin ka teame, et ülikool seda ise on mõelnud ja kaalunud, aga et eks taustal on alati see, et kas leidub ka piisavalt siis vajaliku taustaga õpihuvilisi sellele õppekavale õppima tulemiseks. Mis võiks lisaks nende keemiainseneeria kompetentsi puudust leevendada, on kindlasti ka nii nimetatud need tööstusmagistrantuuri või osati ka teadmusmagistrantuuri koostöömudelid, mida ülikoolid ka praktiseerivad. Aga et see siis võimaldaks võib-olla mõne konkreetse ettevõtte, konkreetse spetsialisti vajadust paremini ja üsna konkreetselt adresseerida, et siis kolmepoolsete selliste koostöölepete käigus siis määrata need õpiteemad ja eesmärgid ja et see võimaldab ikkagi suhteliselt suure osa sellest magistratuurist siis pühendada konkreetse ettevõtte teemadele. Kutsehariduse vaates kitsaskoht on juba välja toodud, aga et tõesti, et kuna siis ülejäänud Eestis toimetavad keemiatööstusettevõtted, aga ka laiemalt teiste tööstusvaldkondade ettevõtted, kes hea meelega keemiaprotsesside operaatori õppekava lõpetanud tööle võtaksid, paraku ütlevad, et nad ei ole ühtegi selle eriala lõpetajat enda juurde kandideerimas näinud. Ehk et ettepanek on, et seda eriala õpetamist võiks laiendada ikkagi ka mujale piirkondadesse ja arvestades siis ettevõtete paiknemist, eeskätt siis Tallinn ja Tartu see võiks ja saaks olla. Ja laborandi õppekava siis siia juurde muidugi, et mitte ainult keemiaprotsesside operaatorist ei ole jutt. Ja siin teame ka, et kutsehariduses on palju muutusi ja on uued koolide kooslused tekkinud ja et neid mõtteid, sellesuunalisi mõtteid ollakse ka juba mõtlemas. Aga et kutseharidusest veel üldisemalt, et nagu ka teistes tööstusvaldkondades tõesti, et need tehniliste erialade õpetajad nagu mehaanikud, automaatikud, mehhatroonikud, elektroonikud, et need on nõutud üle tööstuste ja eriti just need tootmisseadmete mehaanikud kipuvad olema sellises vanusejaotusega, kus asendusvajadus ehk siis pensionile minejate asendamine on väga, väga suur, et kui ikkagi
püüda neid õpivõimalusi luua juurde, et neid õppekohti juurde, et ehk ikkagi need sõnumid, et see on üks kindel leib ja kindlasti ka, ma arvan, järjest kasvava palgaga leib nende erialade lõpetamisel tööle saada ja tööle asuda, et ehk see ikkagi hakkaks ka rohkem tööle. Ja muidugi on meil ka hulka erinevaid paindlikumaid oskuste õpetamise võimalusi ja just nimelt ka need mikrokvalifikatsiooni õppekavad, mis on järjest populaarsemad ja mida üha rohkem juurde tuleb, et võib-olla ka seda kaudu mõelda nende peale, kes siis ei ole omandanud ühtegi erialast haridust, kuskil toimetavad, tahaksid tegelikult midagi oma tööelus muuta, teha karjääripööret, et võib-olla just selline mingi universaalne mikrokvalifikatsiooni õppe, näiteks üldisema tööstuses töötamise baasteadmiste ja oskuste omandamiseks, et võib-olla see oleks ka selline väike paindlik samm või võimalus midagi muuta. Oskuste poole märksõnadena saime välja tuua võib-olla sellist 4 suuremat oskuste gruppi, kus on näha, et tulevikuvajadus on kindlasti kasvamas ja juba see mainitud keemia ja materjalitehnoloogia temaatika on siin tõesti number 1, et kui need teadmised on head, siis on võimalik ettevõtetes ka tegeleda selle sama digitaliseerimise ja automatiseerimise kiirendamisega ehk seal koostoimes ja töös saaksid paremini toimima kõik protsesside optimeerimised ja tootearendused ka just nimelt sinna kestlikumasse suunda, mida järjest enam väärtustatakse. Ja käsikäes digitehnoloogia oskuste ja tehniliste teadmistega see peab olema, et kõiki neid tööstusautomaatika lahendusi siis osataks ka kasutada. Ja valdkonna spetsiifiliselt on siis tõesti see õigusnõuete, aga ka kvaliteedi juhtimise ja väga oluline märksõna, mis täna küll väga vähe tähelepanu jõuab saada, on tööohutuse temaatika ja keskkonnaohutuse teemad, et need on kindlasti kasvava vajadusega ja siin on ka võib-olla sealt tööpõllult tagasiside, et need teadmised võib-olla meie praegustel tasemehariduse lõpetajatel kõige sellised, kõige paremad ei ole. Aga tõesti, et see on ka nagu väga mahuka õigusliku sellise reguleeritusega valdkond tõesti. Ja projekti ja tootejuhtimise oskused, et võib ju mõelda, et mis see projekti juhtimine ikkagi väga on, aga et seda peetaksegi liiga iseenesest mõistetavaks, et kui on ikkagi tegemist sellise keeruka valdkonnaga nagu keemiatööstus ja siin ei puudub arusaam vajalikust riskijuhtimisest ja keemiatööstuse spetsiifikast ja ka nendest kõigist regulatsioonidest, et siis on see tulemuslik projekti juhtimine päris keerukas. Ja lõpetuseks jõuame taas nagu paljude varasemategi tööstusvaldkondade puhul ka selliste üldiste kitsaskohtadeni, mida meie tööstusvaldkonnad ikka ja jälle välja toovad, et tegelikult nad näevad, kuidas meie järelkasvu probleemid algavad ikkagi juba üldhariduskoolidest. Ja see on siin mitmed tegurid mängivad siin kaasa, et see reaalainete teadmiste ebaühtlane tase, meil on vähe loodus- ja reaalainete õpetajaid, inseneeria valdkonda tuntakse vähe, arvatakse, et see tööstus ei osata seda kaasaegset tööstust ette kujutada ja ka kutseharidus ei ole kõige populaarsem õpivalik olnud. Siin nüüd taas jälle sammukese keemia valdkonna spetsiifilisemaks minnes me saime ikkagi sõlmida sellised konkreetsed ettepanekud just nimelt siis Eesti Keemiatööstuse Liidu ja väga hea meel on selle üle, et oli meil võimalik kaasata ka Eesti Keemiaõpetajate Liidu esindajad ja konkreetselt uurida, et kuidas saaksid ettevõtted omalt poolt nagu toetada ja millega õpetajatele vastu tulla. Ja siin selgus, et suur abi oleks juba lihtsalt pelgalt konkreetsete kontaktide vahetamisest, et kui õpetajatel oleks rohkem infot ettevõtete kohta, kes on valmis
valmis neile oma töödest tegemistest rääkima, tutvustama valdkonda, võtma vastu võib-olla väikseid ekskursioone või siis tulema ka kooli rääkima, et juba see oleks nendele suureks abiks. Et selline nii-öelda suurem suhtlus ja infovahetus ja siis konkreetselt keemiatööstuse valdkonna osapoolte ja õpetajate vaates siis on meil läbi räägitud, aga et taas tuli ka tugev signaal selles osas, et keeruline küsimus, mis need riiklikud prioriteedid siis nüüd meil õigupoolest ikkagi on, aga et sellest inseneride nappusest ja vajadusest me ikkagi väga palju räägime ja et tõid ettevõtjad meile ikkagi välja, et kui riik soovib, et neid insenere meil tuleks, siis no vähemasti võib-olla riigigümnaasiumides võiks kaaluda, et kas see kitsa ja laia matemaatika õpetamine on ikkagi põhjendatud või paneb võib-olla mõne noore jaoks liiga varakult selle edasise karjääritee inseneeria valdkonnas ikkagi küsimärgi alla. Et jah, et selline temaatikaga lõpetuseks. Suur aitäh, Riina ja Külli, küsimusi ei ole ja meie aeg on otsas. Seepärast ma palun, et lükka ette palun järgmine reklaamislaid, mis ütleb seda, head kuulajad, et kõike seda täpsemalt, millest Riina ja Külli rääkisid, saate lugeda uuringu aruandest ja infomaterjalidest. Seal on väga vahvad teemalehed juba väljas ja julgen kindlasti ütelda teile, et see uuringu aruanne on ka ise väga põnev lugemine. Ja samamoodi siis tänane esitlus on vaadatav ka sealt samast veebist. Aga veel, mis on tulemas? Juba õige pea, 18. veebruaril tuleme teie ette Oskuste Akadeemiaga, kus Piret Türk Swedbankist räägib, kuidas valmistada ette töötajaid tulevikutööks, kuidas siis Swedbanka näitel oskuste põhiselt töötajaid arendatakse organisatsioonis. Siis 19. veebruaril järgmisel päeval tuleme teie ette Ida-Virumaa regionaalse tööjõuprognoosi mudeli esimese etapi tulemustega. Uus OSKA metoodikas regioonipõhine tööjõuvajaduse prognoosimine, kindlasti põnev kuulamine, tulge kuulama. Energeetika valdkonna uuring tuleb teie ette 17. märtsil, taaskord pean ütlema, et väga põnev. Ja veel kord väga põnev rõiva tekstiilitööstuse uuring on aprilli 2. päeval teie ees. Veel täpsemini saate kursis olla kõigi sündmustega, mis toimumas on ja tulemas on Kutsekoja sündmuste kalendris, mille link on ka siin veebis. OSKA töölaual on inseneeria uuring jutumärkides, mille me oleme siis laiemalt tehnoloogia valdkonna uuringuks nimetanud, sest lisaks kõrgharidusele tõepoolest võetakse elava uurimise alla ka kutsehariduses kõik need samad erialad, millest rääkisid ka Riina ja Külli, millest tööstustes tuntakse suurt puudust, ehk siis tehnoloogia valdkonna uuring on käimas. Samamoodi tuleb õige pea Riina ja Külli lauale kaevandamine, väike tükk, kõige juures siis trükitööstus. Kaitsetööstus on sellise huvitava valdkonnana Kaitseministeeriumi tellimusel sellel aastal meie uuringutiimide käes uurida ja metsanduse puidutööstuse valdkonnas oleme tegemas sel aastal siis varem tehtud ettepanekute seiramist ja ka nende tulemustega saame tulla teie ette. Aga tänaseks kõik, ma vabandan, et oleme 3 minutit üle läinud. Täname teid kuulamast, suur aitäh Riina ja Külli väga põneva esitluse eest. Aitäh kaamera taha Siretile. Järgmiste kohtumisteni.